Emadepäev, ajalugu, kombed ja tähistamine Eestis. Täna räägime emadepäevast. See on päev, mil inimesed tänavad oma ema ja teisi emafiguure. Emadepäeva tähistatakse paljudes riikides, kuid kuupäev ei ole igal pool sama. Kõige sagedamini on see mai 2. pühapäeval. Emadepäeva tänapäevane kujunemine algas Ameerika Ühendriikides. Seal korraldas Anna Jarvis esimese ametliku emadepäeva 1908. aastal West Virginias oma ema mälestuseks. Tema ema Ann Jarvis oli naisterühmade looja, kes tegeles tervise ja hoolduse teemadega. Anna Jarvis soovis, et emadepäev oleks rahulik ja siiras perepäev. 1914. aastal kuulutati see Ameerikas riiklikuks pühaks. Emadepäeva tähistatakse üle maailma. Paljud riigid, näiteks Austraalia, Soome, Itaalia, Šveits, Türgi ja Belgia, tähistavad seda samuti mai 2. pühapäeval. Mehhikos on emadepäev alati 10. mail, sõltumata nädalapäevast. Tais on emadepäev 12. augustil, mis on kuninganna sünnipäev. Ajalooliselt on emade austamine olnud olemas juba antiikmaailmas. Kreeklased pidasid pidustusi jumalanna Rea auks, keda peeti jumalate emaks. Kristlikus traditsioonis oli 4. paastupühapäev Mothering Sunday, mil inimesed külastasid oma kodukirikut ja sageli ka oma ema. Eestis on emadepäev samuti mai 2. pühapäeval. 2026. aastal oli see 10. mail. Kuigi see ei ole riigipüha, on see väga oluline perepäev. Tavaliselt kingitakse emale lilli, eriti nilke. Lapsed valmistavad kaarte ja väikseid kingitusi. Koolides ja lasteaedades toimuvad kontserdid. Paljud pered teevad ühise lõunasöögi või külastavad vanaema. Emadepäev on päev, mis ühendab erinevaid kultuure. Kuigi traditsioonid on erinevad, on sõnum sama. Ema on oluline, ema väärib tänu ja tähelepanu.